Minu ees Viljandi tuleviku peatreener Marko Kristel. Marko, 1-1 viik. Mis sa selle tulemuse kohta ütled? Mõlemad said punkti. Jah, et loomulikult tahtsime me siit saada rohkem, kui me nagu saime, aga kui vaadata mängu, siis ütleme nii, et kaks võrdset meeskonda mängisid ja täna said mõlemad sellest punkti. Tavaliselt on võib-olla isegi viisakam küsida oma võistkonna kohta, aga ma võtan selle vabaduse ja küsin hoopis vastasvõistkonna kohta, et Pärnu Vaprus, keda tihti siin hooaja algustes kogu aeg pakutakse selliseks peksupoisiks, on tegelikult ju tänavusel hooajal näidanud, et jah, suurte vastu suured kaotused, aga Paide vastu võõrsil viik, kodus näidati sisu Tammeka vastu, täna ka väga tugeva Viljandi tuleviku vastu 1-1 viik, et mis mulje sulle Pärnu sellel hooajal on jätnud? No Pärnu ta mängib väga distsiplineeritud kaitses ja seniga, kuni nad kaitses, kui vastased ära veidle, on neil kõik nagu okei. Ja selles suhtes, eks iga treener teab, mis võimalused tal on ja mis mängijatel kasutada on ja kuidas seda taktikat üles ehitada. Pärnu on ehitanud niimoodi ja ma ei tea, kas nad on rahul sellega või ei ole, aga siiamaani on need tulemus niisugused. Viljandi tulevikul senimaani kirjas 5 mängust 4 punkti. Kuidas selle saldoga võib rahul jääda ja mis on need kohad, milles saaks tulevik juurde panna, et punkte võib-olla isegi rohkem oleks? Selge on see, et igalt poolt tahaks punkte, kui võtta mänguga, siis kuskile need on kaduma läinud ja ka täna läksid nagu kaks punkti kaduma, aga üldises plaanis ütleme, et tööd on nagu igas elemendis kõvasti teha, et nii mentaalse poole pealt kui ka iga seda palliga tegemistes. Aitäh selle intervjuu eest!